Tervist! Alustame Eesti Nõidade Liidu 25. juubelikonverentsi teemal teadvuse välgu tekstid. Palun lülitage telefonid ja muud nutiseadmed välja. Pildistamine, lindistamine ja salvestamine ei ole lubatud. Sõna on Tartu Nõial. Tervist! Mina olen Eesti Nõidade Liidu Tartu Nõid. Tartu Nõia jõud näeb välja nii. Sest kui jõudusid on, siis saab teha asju ja kui jõudusid on, siis saab ka välgu näha ja kui jõudusid on, siis saab ka tõtt näha ja kui jõudusid on, siis saab ka elu näha. Ilma jõududeta surrakse. Suremine toimub ju vaiguses ja jõuetuses, mitte jõudude keskel. Sellepärast rahvas otsib ju sellist vaikset situatsiooni, kus mingisugune jõud ei häiri teda enam. Ka välk on muutunud hirmuärataks rahvale ja põgeneb ta selle eest, sest kui müristab ja välku lööb, siis vana kurat silku sööb, öeldakse, aga tegelikult kui välku lööb, siis rahvas väriseb, et äkki lööb sisse ilma asjata. Sellepärast, et kui keegi mõtleb selle peale, siis kui palju rahvast ikka on tabatud välguga kunagi olnud. See on üks teine välk, mitte teadvuse välk. Teadvuse välk näeb välja nii. Asetamine. Esmakordselt, 0-0 nüüd, esmakordselt siin maailmas. Teadvuse välgu jõud viib päris välgu juurde küll, aga ta viib teadmiste juurde ja teadvuse juurde sisemusse ja edaspidi ka Kundalini tekstide juurde, nagu saab näha kunagi. Sest Eesti Nõidade Liit on otsustanud tegeleda ka Kundalini õpetamisega rahvastele, päris Kundalini, mitte Kundalini joogaga. Aga edaspidi on oodata 15 teadvuse protseduuri veel teadvuse teemadel, sest teadvus on väga sisuline asi. Sest teadvus ongi see, mis põhjustab sellise põrgu, sest ta võiks ka teistsugune olla. Võiks palju ilusaid klaasmaju olla, aga nad ei tea, et saab üldse niimoodi. Võib olla palju teadmisi, võib palju igasuguseid asju, sellepärast põrgu on unustamise koht. Ei pidanud ära unustama häid asju, vaid võis neid mäletada küll. Nüüd rahvas võitleb selle üle, kes mäletab vähem ja kes oskab vähem. Nüüd lõpuks kõik on taandatud psühholoogiale, nagu võib-olla viimane naisteleht näitab ja nii edasi. Loe ikka naistelehte, seal on palju huvitavaid asju, see on ainuke leht, mis Eestis midagi teab. See leht on ajakiri, aga ajakiri on leht. Ühe lehega võib trükida ära terve ajakirja tänapäeval. Seal ei ole mitte midagi kirjutatud. Rahvas, kes ootas, et välgudest saab abi, muidugi saab. Nüüd on jutt ikkagi taevaalusest välgust, sellepärast, et taevaalune välg võimaldab olla intensiivne ja kuum ja palav ja nii edasi. Sellepärast, et loiduse sisse ja leiguse sisse surrakse siin ei huvita, kuni üldse miski ei huvita, ise ka ei huvita ennast enam. No lihtasjad ainult hakkavad huvitama, mis ei paku mingisugust tähtsust ühelegi taevaalusele elusolendile, lihtsalt vegeteerimismaailm sellest siis lõpuks saab. Kes oskab oma isiklikust kannust rohkem vett kallata teisele pähe, et olla kasulik kann vähemalt teistele, kirjutab naistelehteks, muidu saad asjata kann, lähed veel rooste ja mädant ära või niimoodi või midagi siukest. Rahvas, kes ootas, et välgust saab abi, saab, kui teadvuse välk on tulnud. Rahvad, kes saavad raavatud päris välguga, seusi jumalik nool ei taba iga ühte. Taevaalused jumalad hoiavad kõrvale ju rahvast, kes on nii pime, nagu tänapäeval on. Oodab ainult, et keegi tuleb ja suhtleb temaga, aga ise ei ole võimeline suhtlemiseks ju. Suhtlemiseks on vaja teadvust, mitte lihtsalt teaduslikke teadmisi igasuguses tohutu suures koguses või ükskõik mis koguses. See niikuinii ei aita, sest teadvus ja teadus on vastuolus omavahel. Nii et ei saa neid ühildada mitte kuidagi. Rahvas, kes soovis teada eriteaduste tähendust ja nii edasi. Ta pidi alustama sellega, mida Jeshua õpetas. Jah, Jumal õpetas kunagi, Jumala poeg, siis õpetas kunagi maailmades rahvastele. Siis, kui ta seda üldse seletas, ühe ainukese õpetuse, ainult ühe ainukese. Hoia hea poole ja lükka eemale halb, ainult selline õpetus on olemas. Seda ei osata muidugi enam. Aga milles see küsimus? Praegu ainult budistlikus teoorias on see alles, teosoofias seega ju. Budistlik teooria on pandud kirja
teosoofiaühingute ajakirjades ja nii edasi ja see on teosoofiaühingu ajakirja kaane peal ka. Nii et nemad teavad, mida suur Jumal Jeshua ise õpetas kunagi taevastes. Seda tuleb imestada. Osad ei ole nii leiged olnud. Vaat leigus on see, mitte ei huvita, võib-olla ei huvita, aga kui on kasulik, siis huvitab, aga ma ei tea, kas on kasulik ja nii edasi. Igaüks peab olema nii välguga tabatud küll, nii palju vähemalt, et ta teab, mis on talle kasulik ja mis ei ole. Tõde peab alati olema kasulik. Muidu läheb kahjulikuks üldse kõik. Tõesüsteemi asetamine, mis võimaldab kasulikkuse. 0. Teadvuse välgu esimene tekst, ujemki ja nii edasi tekst. Iga kord, kui oli kord üks mees osa on ju likvideeritu, ujemki ju, ammugi ujemki ju, kuid leidub ju kõikjalgi rahvast. Ja nemadki siin ei teadnud ju, et teadvuse välgu esimene teooria on ilmutatu ujemki. Rahvas, kes vaatab sisemusse, peab nägema sealt sinakat valgust. Esimest korda peab ta seda nägema otse kohe. Mitte tegema nägu, nagu ütlevad need leiged. Ma ei tea, kas ma näen või ma ei näe, ma näen või ma ei näe. Ega siis deklareerida seda endale ei saa, sest see on näha vaat niimoodi. Sest nii kaua, kui keegi näeb midagi, siis ta teab. Sest olla mõtelnud ei tähenda teadmist, see ei aita enam. Mõtlemisviis ei aita, mõtlemisviisi parandamine ka ei aita. Aitab nägemise parandamine. Sellepärast, et kui on näha, siis on ka teada. On vaja teada sellist asja, Jumal õpetab rahvaid ainult ühel viisil, teooria ja praktika. On teada, mismoodi asi välja näeb, siis keegi läheb ja vaatab ja siis ta teab, millest on räägitud, teistmoodi ei saagi üldse. Kui läheb lihtsalt niimoodi, et jutt, aga keegi ei saagi teada, vaat siis on alles katastroof. Aga Eesti Nõidade Liit teeb niimoodi, et rahvas on saanud palju igasuguseid asju juba ja siis edasi nad näevad unenägudes ja ilmsi igasuguseid asju, mis viitavad sellele, et see, mis neile räägiti, oli tõsi. Ja siis osa saavad muidugi sellest need, kes austavad Eesti Nõidade Liitu ja nõidasid. Muud moodi mitte, sest ei saa võtta minu asju ja kasutada enda jaoks. Need peavad olema õiged asjad, õigesti kasutatud, õiged teemad ja nii edasi, õiges eluviisis. Raviteemadki 0. Teadvuse välk võimaldab esimesi ravisid rahvale, sest palju on vaja ravida. Sest arvati, et teadmised kuuluvad ainult nendele, kes tegelevad eriteadmistega, aga teadmised on vajalikud üldse kõigile. Seegi, et kuidas õigesti pesu pesta, seegi võib teadus olla, et ei ole ükskõik, kuidas seda teha. Sellepärast mõnedel hunnikud seisavad, kuni üks päev kord ta kõik ära teeb. Aga siis ta näeb, et kui ta selle teeb õigel hetkel, siis ilmub välk ja ilmub jõud ja nii edasi ja see on õigesti tehtud. Rahvad, kes ootasid mingisuguseid muudatusi, muudatust aega on tulnud 0. Jõudusid saab imetleda küll kaugelt, küll lähedalt, aga kasu on ainult sellisel juhul, kui lähedale tuleb eriti tõejõud praegusel ajastul, sest vale vohab hirmsasti maha vale. Kuskil, kus leierdatakse igasuguseid tarkusi, need peavad olema rakendatud. Niimoodi, et kui Steiner kunagi mõtles, et kui ta Waldorf kooli asutas ja nii edasi, et teosoofiat peab rakendama kuskil, no et ei oleks teooria ainult, siis ta laiendas seda nii palju, et teosoofiat võib-olla ei paista sealt enam. Tuleb tagasi minna siis teooria juurde ja vaadata uuesti ja siis proovida rakendada uuesti, et kas saab ehk õigemini, sellepärast, et teosoofia annab tagajärgi küll. Rahvale, kes ei tegele eriteadustega ja veel teiste ja müstikate ja asjade ja salateadustega, neile ei jää midagi muud üle, kui pöörduda teosoofia poole, sest kuskil mujal välk ei sähvi üldse väljaspool nõidust ja nii edasi, kui ainult teosoofia sisemuses. Teosoofia on muutunud liiga keeruliseks rahvale või? Ma ütlen, et ei ole, see on arusaadav küll. Aga teosoofiaski on hoopis teised teadmised, kui te arvasite. Ja teosoofia on suhteliselt üksmeelel nõiaga, et mis on kasulik ja mis on kahjulik.
ja nemadki ütlevad seal, et ei maga ühes toas, sest aura rikub ära teise aura. Igaüks teadis neid asju vanasti, mitte et morskavad nii kõvasti, vaid need kõik aurad saavad rikutud omavahel. Seepärast nad on ühtemoodi lollid, kui nad ühes toas elavad, on kaks lolli. Muidu oleks üks ainult. Siis nad saaks vaielda vähemalt omavahel. Nüüd ei saa vaielda ka, on üks meelel oma rumalusest. Ja siis tülitsevad. Vaidlusest on asi kaugel. Head mõtted enda teadvuse kohta on tagasi tulnud emadki. 0-0 nüüd.